Käes on meil külviaeg ja näitame siis täna ära, kuidas on meil võimalik siis seemneid külvata. Kõige õigem oleks siis pakki lõigata siit altpoolt, kus on olemas kuupäevad, kehtivusaeg nii-öelda siis. Siin on mul siis Black Cherry tomatiseemned, siin peopesal näeb, neid on mul siin 7 tükki, et kuna tomatiseem on natukene suurem ja seda pärast pikeerima ei peaks, siis kasutame selleks turbatablette. Külvi sügavus võiks olla umbes 1 sentimeeter, kuni 1 sentimeeter. Et ma näitan siis ära, kuidas siis võiks kasutada istutamis- või siis pikeerimispulka selleks, et siis seeme ilusti siia sisse saaks. Et siin on nüüd siis ilusti paisunud meil turbatabletid. Siin on mul seemned ja siis ongi peen näputöö. Külvamiseks ja idandamiseks soovitame võimalikult turvaseid muldasid. Et siin on meil turbatablett, kus on seda ongi põhiliselt ainult turvas ja siis soovitame ka külvimuldasid, kus ongi põhiliselt seda turvast ikkagi rohkem, et see on soodne ja sobilik siis seemne arengule ja juure kasvule, et ta on õhulisem ja pehmem. Näitan siis ära, kuhu võiks need turbatabletid pärast soetada, et selleks on meil siis Jiffy toa kasvuhoone, kus on siis siuksed ringid nagu olemas, kuhu siis see turbatablett siis ilusti panna. Soovitatav oleks siis ikkagi kasta regulaarselt või siis käsipritsiga seinte peale lasta, et siis oleks seda niiskust siin rohkem. Ja arvan, et nädala pärast on juba seemned ärkamist näha. Näitaks teile ära siis teise külvamismeetodi, milleks kasutame siis põldvõõrkapsa seemet. Ja selleks on meil valitud siia 2 mulda. Ja väga lihtsalt võtad näpu vahele seemne ja pudistad teda. Nii see külvamine on siia põhimõtteliselt ära tehtud, et nüüd ma kallaks siia peale natukene mulda, umbes 0,5 sentimeetrit. Hea oleks saada siia nüüd natukene ka vett peale. Asutame selleks käsiprits, et võib panna siis aknalauale, soojale valguskillasele aknalauale ja võib ka kattada mõneks ajaks siis toidukilega. Teine etapp, mis me siis näitame, on pikeerimine, mida me näitame siin pürssbasiilikuga, mis me oleme siin ette kasvatanud, ütleme, et sellest on möödas 2 nädalat ja näitame, kuidas siis pikeerida neid Jiffy turbakassettidesse, Jiffy turbapottidesse, mis on siis väga soodsad ja lootuslikud taime arengule ja need siis lagunevad pärast ise mullas ära. Tuleb võtta siis siit idus kinni ja õrnalt kaasa aidata selle pikeerimispulgaga. Ja nagu näete, on tal siin see juur juba arenema hakanud, mis on väga-väga pisike. Ja soovitatav oleks tal siis juure otsa ära näpistada. Ütleme 1/3 sellest. Siis hakkab juur paremini harunema. Nüüd, kui see auk on siia tehtud, peaksime saama selle idu siia sisse. Ideaalis oleks tal see, kui see iduleht tal jääb siia pinna peale. See on nüüd ideaal. Et see on päris siuke peen näputöö. Pürssbasiilik on meil nüüd ära pikeeritud. Nüüd jääks veel ainult käsipritsiga kasta. Ja kindlasti, ma arvan, 2 nädala pärast, 3 nädala pärast, kui siis kasvu kohale. Selleks võib siis kasutada kas istutuspotti, amplit, ja on ka olemas siuke Jiffy toode dekoratiivkotis, kus on siis kookossubstraat, mis sobiliks siis nii suvelilledele, maitsetaimedele ja köögiviljadele. Siia tuleb panna ainult õiges koguses vett, mis paisub väga dekoratiivseks kasvuanumaks siis tulevikus. Praegult on siis viimane hetk külvata meile tomateid ja paprikaid. Kõige ideaalsem aeg külvata maitsetaimi. Lõbusat külvamist!